Taas iseseisvumise juubeli puhul toimus üle linna palju erinevaid üritusi. Muuhulgas tänati ka kõiki neid, tänu kellele me 30 aastat tagasi ärevate sündmuste keskel vabaks saime. Taas iseseisvumise juubeli aastapäeval korraldas Kaitseliit jalutuskäigu raadiomajast Vabaduse väljakule, andmaks au kõigile neile, kes 30 aastat tagasi olid nõus kaitsma meie vabadust oma verehinnaga. Mis siis toimus 30 aastat tagasi? Kõigepealt hommikul televisiooni vaatama hakates tuli sealt millegipärast ainult balletti, Luikede järve tantsiti. See oli üks märk, et midagi Nõukogude riigis on toimumas. Samal ajal rühkis dessantväelaste kolonn Pihkvast Tallinna poole ja oli oodata rünnakut. Läti raadio oli juba lõplikult vallutatud ning Eesti raadio ja telemaja ümber kogunesid mehed hoonet kaitsma. Tänu kellele me saime, see on Eesti rahvas vabaks. Ja see, et me saime vabaks veretult, see on suur asi. Loomulikult olid ka toona rahval juhid ja Ülemnõukogu oli tegelikult see, kes selle otsuse vastu võttis. Täna on see 20. augusti klubi. Nii et nendele naistele ja meestele nende eest suur kummardus tuleb olla tänulik ja ka nende 20. augusti klubi naiste ja meeste ees, keda enam meie hulgas ei ole. Kuid vaid loetud tunnid peale taas iseseisvumise väljakuulutamist ründas Pihkva kolonn teletorni. Mees, kes oli tol saatuslikul ööl teletornis tööl ja töötab seal tänasenigi, meenutab seda tööpäeva kõhedusega. Mina tulin tööle hommikul 8:30, kui oli töös ja dessantväelased tulnud. Ja mis siin edasi saama hakkab, oli täiesti teadmatu. Sest eks me teadsime, mis Vilniuses juhtus. Ja muidugi niisugust kartmist oli just nende samad inimeste pärast, kes olid seal raudukse taga seal 22. korrusel. Et ikkagi helistasid ja need olid päris kotis oma informatsiooni võttes seal. Ja ikka need helistasid ja ma ei saanud neid aidata, sest ma pidin kogu aeg enda ruumis olema, oli telefonikõned pidevalt ja et ma ei teadnud ise õieti midagi. Aga tegelikult see päev oli kuidagi niimoodi, et ta käis nagu lainetena. Et läks nagu rahulikumaks, tundus, et nüüd on nagu kõik asi juba laabunud, kui jälle tõmmati kuskilt pinge ülesse. Kuid nüüd, 30 aastat hiljem, on teletorni õuel hoopiski teine meeleolu. 8. korda toimus seal perepäev, kus lapsed said ennekõike näha, kuidas töötavad täna need inimesed, kes Eestis meie vabaduse eest seisavad. Kas sina tead, mis päev täna on? Jaa, täna on taas iseseisvumise aastapäev, 20. augusti. Teletorni päev, kus 30 aastat tagasi oli sõda, või tangid tulid siia. Ma vaatasin just seda NSV-sarja tuli ETV-st ja siis seal oli, et kuidas siin tulid tangid ja